ja Bioloogilise Füüsika Instituut on alusteadustele orienteeritud teadusasutus. Aga see ei tähenda, et meie tipptasemel teadusapparatuuri ja teadmisi ei saaks kasutada rakendusteadustes. Mida me teile siis pakkuda suudame? Ma toon täna välja 2 asja. Esiteks, KBFi üks alustalasid, tuumamagnetresonants, on üks universaalne meetod ainete ja materjalide uurimiseks. See annab võimaluse uurida nii tootearendusest kuni kvaliteedi kontrollini. Ja meil on võimalik kindlaks teha proovikomponente, määrata nende struktuuri ning hinnata kontsentratsioone. Eesti kõige mitmekesisem TMR-i labor asub just nimelt Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis. Ning meil on pikaajaline kogemus selle rakendamisel tööstusele olulistes küsimustes. Näiteks oleme uurinud toiduainete ja ravimite koostist ja struktuuri, kütuste puhtust ja nende päritolu ja nii edasi. Lisaks on meil veel paljusid metoodikaid, nagu näiteks me saame röntgendifraktsioonanalüüsiga aineid uurida ning määrata nende magnetilisi ja optilisi omadusi. Aga edasi, kui teil on struktuur teada, kuidas on selle aine ohutusega lood keskkonnale. Selleks, et keskkonna ohutust määrata, on OECD ja ISO standard testid olemas, kus mõõdetakse aine ohutust teatud keskkonnaorganismidele. Ja ainukesena Eestis saab neid eksperimente teha Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis, siit samast 500 meetrit edasi. Ja milliseid aineid me siis uurime? Kõik võimalikke tööstusjäätmeid, tööstuskemikaale või biotsiide. Ning uue teemana on fookuses ka nanoosakeste ohutuskeskkonnale. Ning lisaks me oleme võimelised hindama ainete ohutust inimesele raku tasandil. Nii et kokkuvõttes ma tahaksin öelda, et meil on kindlasti rohkem kompetentsi kui 3 minutiga jõuab tutvustada. Ning kui teil on küsimusi oma toodete või planeeritavate toodete koostise, nende ohutuse või füüsikaliste omaduste kohta, siis võtke palun meiega julgelt ühendust. Meie uksed on alati avatud, seda saate teha interneti teel, e-maili teel või siis adapteri keskkonnas. Aitäh, mul on veel 10 sekundit aega.